Suur osa noorte Ameerika juutide kogemusest on suvelaagrisse minek, kuid nüüd täituvad suvelaagris unistused ka Nigeerias. Seal on 100 sünagoogi, kuid mitte ühtegi rabi ja palju Igbo rahvusest inimesi, kes peavad end juutideks ja järgivad juudi kombeid. Igbo on üks riigi suurimaid etnilisi rühmi ja nad usuvad, et on Iisraeli kadunud hõimude järeltulijad. Ja suvel saavad lapsed tõelise laagrielamuse Camp Sarah's. Ja meiega liitub nüüd Nigeeriast, Abujast tõeliselt huvitavate inimeste kolmik. Tere tulemas, Debbie Isser, Camp Sarah asutaja ning laagrikasvataja Edna Adaise Abo ja 12-aastane laagriline Zion Donatus. Aitäh, et te kõik siin olete keset laagrit. Suur tänu, et meid saatesse kutsusite. See on tõesti põnev ja ma kogen seda just kui teie kaudu, sest minu lemmikud suved olid need, kui ma ise läksin suvelaagrisse. Nii et ma arvan, Debbie, alustame sinust. Ameeriklasena teame me kõik, kui olulised on suvelaagrid. Kuidas sa selle tõeliselt huvitava idee peale tulid? No, ma tulin Nigeeriasse 2021 aastal. Ma töötan Maailmapangas, nii et mind saadeti siia tööle. Ja ma otsisin kogukonda, kellega juudi pühi tähistada. Ja ma sain teada sellest imelisest juudi kogukonnast Abujas. Siin on 3 sünagoogi ja igal neist on tõeliselt tugev, põlvkondade ülene ja elav kogukond. Ja mina olin et nii palju sellest oli tuttav, samal ajal kui neil olid kaunid laulud, millel olid erinevad viisid. Nii et iga kord, kui ma Ameerika Ühendriikidesse tagasi läksin, tulin tagasi kohvritäie tallitoatiside, sederimide, kippade ja kõige muuga, mida ma suutsin leida. Ja siis hakkasin ma kogukonnaga rääkima sellest, mida me saaksime pakkuda, et nende kogukonda toetada, tead, mida nad tegelikult soovisid. Ja nad ütlesid üsna üksmeelselt, et nad tõesti tahavad, et nende lastel oleks juurdepääs ressurssidele ja et nad tunneksid end osana laiemast juudi kogukonnast. Nii paljud lapsed on oma koolis ainsad juudid ja vanemad lihtsalt tahtsid, et nende lastel oleks selline kogemus. Ja kohe tuli mul meelde laager, mis osutus tead, see on nagu 2 ühes. Ühelt poolt pakub see laagrilistele suurepärast lõbu ja õppimise kogemust, aga see oli ka suurepärane viis noorte juhtide rühma kasvatamiseks, kes said laagri personaliks ja lõid sellise noorte juhtide järelkasvu, mis ise ennast taastoodab. Vau, see on tõesti geniaalne. Edna, ma tean, et see on sinu 4. aasta kasvatajana. Räägi meile, milline see kogemus sinu jaoks on olnud? Kuidas see on sinu elu mõjutanud, seda muutnud ja nagu ta just ütles, õpetanud sulle rohkem juhtimisest ning järgmiste põlvkondade juhiks olemisest? Tere, minu nime on Edna, ma olen pärit Imo osariigist Nigeeriast. Ma käin jumalateenistustel Gideon Hiibrus koguduses Agogas, Abujas ja see on minu 4. aasta laagris. Laager on aidanud mul saada vastutustundlikumaks. See on andnud meile juhtimisoskusi, õpetanud meid olema juhid. See on andnud mulle enesekindlust. Ja kui ma räägin enesekindlusest, siis ma mõtlen seda, sest meil on 3-päevane juhtimiskoolitus, kus meid õpetatakse saama suurepärasteks juhtideks. Meil õpetatakse, kuidas õpetada laagris osalejaid, kuidas olla nende suhtes kannatlik. Ja kui ma räägin enesekindlusest, ma mõtlen, Edna on sel aastal astunud suure sammu edasi. Ta ei ole mitte ainult kasvataja, vaid on ka korraldanud laagriliste registreerimise. Ja tema vastutab selle eest, mida me nimetame ADOF-iks 8–10-aastaste lasterühma eest. Vau, väga tore. Ma tahan kuulda Sioni arvamust. Tuleme sinu juurde tagasi, Edna, aga Sion, see peab sinu jaoks väga lõbus olema. Mis on sinu lemmikosa laagris? Sport, inimesed, toit, värvimeeskondade võistlus, räägi meile. Okei, minu lemmikosa laagris on tegevused, mida me teeme pärast lõunat. Näiteks olen ma õmblusringis, kus õpin, kuidas teha tšallakatet ja ma arvasin, et oleks lõbus õppimisele üks oskus juurde lisada. See on põhimõtteliselt üks parimaid kogemusi, mis mul lapsepõlves olnud on. Sinu lapsepõlves? Ja selgita ka, Debbie, rohkem sellest, kuidas see seostub juudi väärtustega ja kogukonnatundega. Mitte ainult teadmine, et on inimesi, kes hoolivad neist noortest, vaid ka arvestades, et pole rabi ega organiseeritud süsteemi, kuidas see võiks ka pikas perspektiivis kasu tuua? Muidugi, eelmisel aastal oli meil tegelikult väga vedanud, et meiega liitus rabi Gershon Sisomu Abu ja Taia kogukonnast Ugandas. Ta tuli ja veetis need 2 nädalat meiega kui meie kohapealne rabi.
Ta ei saanud sel aastal tulla, kuid ta saatis ühe oma õpilastest, Ruth Mungo, kes on meiega liitunud ja juhib meie Yahatuti tunde. Nii et laagripäev on väga sarnane Ameerika suvelaagripäevale. Alustame koos Stefilega ja seejärel liigume oma erinevatesse vanuserühmadesse, kus enne lõunat on 2 õppetundi, millest üks on Yahatut. Ja Yahatut keskendub ühele teemadest. Selle aasta teemaks on juudi elutsükkel. Eelmisel aastal tegelesime juudi kalendriga ja need on võimalused tuua esile nii juudi seadusi kui ka juudi rituaale, laulud ja võib-olla kõige olulisemad väärtused ning mida need meie kui grupi jaoks tähendavad. Laulmist on palju. Vabandust, jätka. Ja meil oli isegi natuke heebrea keele õppimist. Ma arvan, et peaaegu kõik lapsed teavad neid alefbeeti. Ja mõned neist on päris edasi jõudnud. Ja. See on hämmastav. Nii et Edna ja Shaban, ka teie jaoks selgitage, kui palju te teate oma juudi päritolust? Kas see on midagi, mis on teie kodus olemas? Kas olete ka oma peres üles kasvanud juudi kultuuriliste tavadega? Või on see palju uut, mida te laagris õpite, lisaks sellele, mida kodus juba teate? Olgu, mina olen sündinud juudi perre. Mu vanemad hakkasid juudi usku järgima 5 aastat tagasi. Nad lahkusid messiaanlikust templist ja pöördusid juudi usu poole. 5 aastat tagasi kolisid nad Lagose osariigist Nigeerias Abujasse, Nigeeriasse. Ja nad leidsid Gihoni heebrea sünagoogi, kus nad kohtusid koguduse vanematega ning hakkasid juudi usku järgima. Lõppisid ise heebrea keelt ja hakkasid ise õppima tefillat. Ja aja jooksul hakkasid mõned inimesed välismaalt neile raamatuid saatma ning nad hakkasid õppima. Ja 2021 aastal tuli Biden Ameerika Ühendriikidest siia. Ta tuli siia ümberpöördumiseks. Ja minu isa ja minu vanem vend pöördusid judaismi ja 2024 aastal tuli ta jälle tagasi ja mina ja mu õed meie tegime kogu oma elu. Nüüd peame me sind järgmiseks aastaks Iisraeli tooma. Siia on Aga kuidas sinuga on, noormees? Olgu, ma olen olnud juut 2 aastat. Ja põhjuseks on see, et mu isa ei olnud eriti kooskõlas Uue Testamendiga. Nii et ta otsustas selle kõrvale jätta ja keskenduda Vana Testamendile. Nii et sai teada, et kõik Vana Testamendis on kooskõlas judaismiga. Kui me pöördusime, oli kõik minu jaoks uus ja laagrisse tulemine aitab mul kõigest palju paremini aru saada. Sul on kas? Mul on nüüd sõbrad, kes aitavad mul judaismist aru saada. Mul on Ruut, kes aitab mind projektidega ja küsimustega, millest ma aru ei saa. Nii et põhimõtteliselt on laager nagu paradiis maa peal. Nii et üldiselt on see nii lahe ja ilmselgelt sobib Camp Sara väga hästi. See on koht, kuhu mahuvad kõik. Debbie, mis on sinu peamine eesmärk? Kas sa loodad, et seda võiks kasutada ka teistes kogukondades? Sest me teame, et see ei puuduta ainult Nigeeriat. Ma mõtlen, et paljudes Aafrika riikides on kogukondi, kes peavad end Iisraeli kadunud hõimude osaks. Ja kindlasti see mudel esimene aasta, kui me 4 aastat tagasi laagrit tegime, oli tegelikult katse. Ja me oleme sellest ajast palju õppinud ning meil on nüüd hea toimiv struktuur ja me oleme tõesti õnnelikud, et saame seda ka teistele kogukondadele pakkuda. Rabbi Gershon Ugandast oli väga huvitatud selle laiendamisest ja laagri korraldamisest Ugandas. Ja meie poolt välja koolitatud töötajad ja need, kes on siin olnud kasvatajad, tulevad Nigeerias eri piirkondadest. Ja tegelikult eelmisel aastal korraldasid mõned neist Port Harcourtis mini Camp Sara laagri ja Ebony osariigis teise mini Camp Sara laagri. Nii et me teeme palju annetuste kogumist, et laagrit ülal pidada, sest see ei ole eriti jõukas kogukond. Aga seni, kuni meil on ressursse, on nõudlus kindlasti olemas ja me oleme õnnelikud, kui saame seda võimalikult palju laiendada. Vau, imeline. See, mida te teete, on tõesti ilus. Ja kui ma järgmisel aastal puhkust saan, siis võib-olla tulen ta ise laagrikasvatajaks appi. Aitäh teile kõigile. Aitäh!